Üldsegi ei ole oluline, kas sa oled täna juhtival positsioonil või mitte. Oma isikliku energia juhtimine, kasvatamine, erinevate energialiikide teadvustamine, nende teadlik kasutusele võtmine, et kõik asjad annavad tegelikult väga-väga palju meile juurde ka igapäevaelus. Loomulikult viimastel aastatel on seda väga palju ka kritiseeritud, et aega on kõigile ühepalju, mis aega me siin juhtida saame, et pigem me saame neid tegevusi juhtida selles ajaaknas, mis meil kõigil on. Aga veelgi sammukene tagasi astudes, isegi tegevuste juhtimine ei ole see alguspunkt, vaid selleks, et neid tegevusi üldse ette võtta, me vajame jällegi vastavat nii-öelda kütust. Sest et kui ma tean, et aeg on olemas, oletame, mul on 8 tundi päevas ja ma tean ka tegevusi, mis on vaja selle 8 tunni jooksul ära teha, et jõuda mingisuguse tulemuseni. Aga sa lähed tööle ja tuju on paha näiteks. Ja võib-olla selle tuju ajas ära mingisugune täiesti triviaalne sündmus hommikul. Kas liikluses, ühistranspordis, kõne või hoopis tuli meelde midagi või kodus juhtus mingisugune pisikene asi ja sul on aeg olemas, sul on ka plaan olemas, mida sa peaksid tegema, aga kütust ei ole, sellepärast et tuju ei ole õige, lükkad edasi. Teed ära võib-olla neid asju, mis on natukene mugavamad. Ja seepärast on ka hea siin alguses natukene eristada seda ajajuhtimist ja energiajuhtimist, sest et kui ajajuhtimine keskendubki eelkõige sellele, kuidas oma päeva või nädalat või projekti ajaliselt struktureerida, ehk siis missuguseid prioriteete seada, missuguseid tegevusi sinna seada, siis kui me räägime energia juhtimisest, siis me keskendumegi sellele, et kuidasmoodi säilitada päeva jooksul või nädala jooksul või kuu jooksul piisaval hulgas sellist isiklikku sisemist energiat, et see võimaldaks meil fookust seada paremini ja motivatsiooni ka võib-olla ebamugavamatest ülesannetest läbi minna.